Elektroonikatööstus Eestis on 2 miljardi eurone äri. Täna Tallinnas konverentsil võeti kokku, millised on siis need peamised probleemid, mis Eesti elektroonikaettevõtetel on. Ja miks öeldakse, et majandus küll kasvab, aga tööstus ei kasva. Oktoobri majandusnumbrid on kokku löödud ning murekoht on, et Eesti tööstustoodang kahanes aastases võrdluses 1,1%. Kiiremat majanduskasvu ei paista ka kuskilt. Esimene põhjus. Ega seal, kuhu me kaupu müüme, ei lähe ka hästi. Ja selle peab aru saama, et Eesti ei ole ju mingi turg, vaid meie mõjutavad ju meie need turud, kus me oleme aktiivsed, olgu need siin Põhja-Euroopas või Euroopas või maailmas üldiselt, et ega Eesti ise ei saa siin midagi teha. Et tuleb uudata ja ma arvan, et siin edasi töötada ja küll läheb ülespoole ka. Ja meil on selline huvitav omapära Eestis, et see elektroonika, mida me kasutame siin, ehk siis telekad, telefonid, selle me toome kõik sisse. Ja see, mida me toodame, see läheb kõik välja. Et selline huvitav süsteem on. Kas vastupidi ei saaks, et toodame ise? No me siin toodame valdavalt profielektroonikat, et me ei ole nii odavad enam, et siin teha laiatarbe toodangut. Me tegime kunagi mobiiltelefone miljonite kaupa ja telekakomponente ka, aga praegu me seal hinnapoolest konkureeris. Teeme sellist just keerukamat asja, autoelektroonika, tööstuselektroonika, lennuk- ja raudtee, meditsiinielektroonika, kus on usaldusväärsus ja kvaliteet on tähtsamad kui see viimane sent. Olukorda ei tee kergemaks, et sisuliselt käib maailmas kaubandussõda USA, Hiina ja Euroopa vahel. Me oleme mingil määral jäänud oma plaanide ja tegutsemisega kas just hiljaks, aga tagaplaanile tõesti. Et Hiina ja USA liiguvad kiiresti. Neil on ka muidugi natuke lihtsam seda teha, sellepärast, et meil Euroopa Liidus on 27 pusletükki, millest see pusle siis kokku tuleb. Igal liikmesriigil on omad mured ja huvid, kas siis konkreetselt Ameerika Ühendriikidega seoses või on Hiinaga seoses. Ning asi ei ole vabas konkurentsis, kel võimalik karistab teisi tariifidega või siis keelab ostmise müümise. Me räägime konkreetsetest tootegruppidest, aga näitena või näiteks tuua kriitilised mineraalid. Et kriitiliste mineraalide puhul, need on nüüd need mineraalid, millest toodetakse meil nutitelefonides kuni pesumasinate ja spetsiaalsete magnetitena, mis on elektriautodes sees. Et näiteks neile on Hiina kehtestanud teatud ekspordikontrolli režiimi. Kuid ega siis kõik tööstuste probleemid ei ole välismaist päritolu. Eestis tõusevad hinnad kiiresti, see sunnib tõstma palku, aga suuremad tööjõukulud vähendavad konkurentsivõimet. Eks me oleme kindlasti ka palju rostunud roboteid ja muud automaatikat sinna, aga on päris palju selliseid tegevusi, mida pole mitte keegi maailmas suutnud veel robotiseerida. Näiteks juhtmekõndiste kokkupanek. Sellised robotid pole olemas, mitte kellelegi. Esimene, kes selle valmis saab väga rikkaks, aga siiamaani oleme kogu maailm teeb seda käsitsi. Ning kõige selle taustal peavad Eesti elektroonikatööstused tulema toime ka Eesti seaduste ja maksudega. Kindlasti need sisendid, mis meil on olemas, peavad olema konkurentsivõimelised võrreldes nende turgudega, kus me konkureerime. Ja kui Eesti poliitikud ei tee oma töö ära, eks ole, ja meil on osad sisendid on kallimad, et siis kindlasti on raske konkureerida.